Teine süsteem, mille väljalülitamist võiks eksami alguses kaaluda, puudutab sõidurajal püsimist. See jaguneb päris tihti 2 osaks ja nendel osadel selliseid lühikesi häid eestikeelseid vasteid ei ole. Esimene, nimetame selle rajavalvuriks. See hoiatab rajalt välja kaldumisest ja hakkab teid sel juhul rajale tagasi suunama. Teine, rajahoidik, töötab päris aktiivselt rooliga ja hoiab autot sõiduraja keskel. Esimene rakendub alati auto käivitamisel, teine tuleb eraldi sisse lülitada. Põhimõtteliselt peaks ju olema tegu väga hea süsteemiga. On jah, aga sellel on korralikuks töötamiseks vaja väga head teekatte märgistust ja mitte liiga kurvilist teed. Kui jooned ootamatult ära kaovad või neid korraga liiga palju saab, ongi süsteemil juhe koos. Siis hakkab ta piiksuma ja teid tema arvates õigele poole nügima. Sama võib juhtuda maanteel, kui tee keskel pole telgjoont. Eriti kurvidele lähenedes kipub süsteem kogu tee laiust teie sõidurajaks pidama ja hakkab teid suunama vastassuuna poole. Kõik see rikub juhi sõidurütmi ja meeleolu. Rajavalvuri väljalülitamine on lihtne. Rooli parema kodara peal vastava tingmärgiga nupp. Hoidke seda senikaua all, kuni näidiku plokis vastav tuli kollaseks läheb. Rohkem ärge seda nuppu torkige. Samast nupust käib ka rajahoidiku sisse välja lülitamine. Rajahoidiku märk rool on armatuuris kohe rajavalvuri märgist paremal. Sisse välja lülitamine käib lühikese vajutusega. Millal selle süsteemi võiks ka tulevikus ise sõites välja lülitada? Nendel juhtudel, kus auto peab oletama, kus see tee on. Näiteks talvel, kui teel on ainult sisse sõidetud rööpad, kruusateel ja siis kevadeti, kui lumi on läinud ja jooned kulunud. Sinu enda valik. Näeme!